Aga alustame siis. Tere tulemast Space Estonia infohommikule. Mina olen Space Estonia projektijuht Elisa ja Tere hommikust, mina olen samuti Space Estonia projektijuht Sander. nii, ja alustame siis natuke kodukorrast. Kui teil on selle infohommiku jooksul küsimusi, siis tõstke julgelt käsi või kirjutage chati. Võite vestlushääli, ei pea ootama Q&A või küsimuste-vastuste aega. Siis infohommik salvestatakse, salvestus on juba peal. See siis teadmiseks ja infohommikut saab hiljem järelvaadata siis EIS-i YouTube'i keskkonnast. Ja samuti kõikidele osalejatele saadame hiljem siis ka slaidid, mida me siin näitame ja ka videolingi sellest salvestusest. Päevakorras on meil täna kosmose hetkeseis ja Kapaseta räägib enda loo ja lõpus võite veel küsimusi küsida, aga võite ka jooksvalt küsida. See on siis selline see, mis täna juhtuma hakkab. Aga ilma pikema jututa alustame kõigepealt siis tagasivaatega, mis sellel aastal kosmose valdkonnas toimunud on. Eesti 10 aastat ESA-s oli absoluutselt üks selliseid võib-olla nähtavamaid teemasid, mis läbi käis. Me alustasime juba jaanuaris tegelikult Eesti 10 aastat ESA-s tähistamise raames me ka lansseerisime Space Estonia brändi. Eelmisel aastal meil ei olnud veel ka Space Estonia LinkedIni, et nüüd on meil Space Estonia bränd, LinkedIn ja see oli üks selline esimesi asju, mis me tegime. Siis veebruaris kogunesime me kogukonnaga Draamateatris, vaatasime Solarise etendust, et tähistada siis Eesti liikmelepingu või liikmeks saamise lepingu allkirjastamist Eesti poolt. See toimus siis veebruaris. Ja seejärel mitmed sündmused, Latitude 59, AFC, ESA AFC komitee kohtumine toimus Eestis tänu Eesti siis juhtrollile selles komitees hetkel ja Paul Liiasele. See toimus Laulasmaal, tõi kohale hästi palju kõrgetasemelisi külalisi Eestisse, mitmeid ESA direktoreid ja sellel osales pea 80 inimest. Ja tegelikult terve aasta jooksul külastas Eestist sadu kõrgetasemelisi kosmosevaldkonna külalisi, kes varem ei olnud käinud, mitmed käisid esimest korda. Ka komisjon külastas Eestit ja toimus mitmeid kahepoolseid kohtumisi ka. Ja ESA 11 direktorist pea pooled külastasid siis sellel aastal Eestit, et osaliselt oli see loomulikult ettevalmistus selle aasta ministrite kohtumiseks, millest Sander räägib ka peatselt, aga samuti siis Eesti 10 aastat ESA-s tähistamiseks. Ja loomulikult suur sündmus oli ka see, et ESA peadirektor külastas septembris Eestit, kui me tähistasime siis ESA sellist Eesti ametliku siis ESA liikmeks saamist 1. septembril. Ja meie sotsiaalmeedia postitused jõudsid üle 100 000 inimeseni ja üks postitus ma nägin, et jõudis pea 10 000 inimeseni, et see oli siis küberturbe harjutusväljaku konsortsiumi leping ESA-ga, mis sai siin aasta alguses väga palju tähelepanu ja tegelikult terve aasta jooksul on see ka olnud üks selline suur milestone, mida me oleme siin igal pool ka maininud. Ja see on siin ka slaidil kirjas. Ja siis Paul valiti samuti EUSPA Administrative Board eesistujaks, et nüüd meil on siis selline väga hea see nii-öelda, kuidas öelda,
saame palju tähelepanu ja väga hea nii-öelda võimalus läbirääkimisteks nii ESA kui EUSPA-ga nende eesistuja rollidega seonduvalt. Et Eestist praegu kosmosevaldkonnas palju räägitakse, meil käib palju külalisi ja oleme tõesti saanud väga-väga palju tähelepanu sellel aastal. Augustis toimus ka siis ICSL suvekool, mis on siis kosmoseõigust tutvustav suvekool. Paar aastat tagasi, 2017, kui ma ei eksi, toimus see Soomes ja siis soomlased tegid nõnda, et suvekool toimus Soomes, aga üks päev siis sellest suvekoolist toimus Tallinnas, mis oli õpilastele väga meeldinud. Ja sel aastal me tegime siis natuke sarnaselt, et ICSL suvekool toimus Tallinnas TalTechis, aga ühel päeval külastasid õpilased siis Helsingit ja Aalto ülikooli ja said sealt ülevaate ka Soome riiklikust kosmoseseadusest. Ja loomulikult siis jah, toimus veel mitmeid sündmusi, aga võib-olla tooksin esile ka SpaceTech Expo, kus me käisime sel aastal esimest kord ärimissiooniga ja seal oli kohal väga palju Eesti ettevõtteid, peaaegu 20 majandusüksust lugesime kokku ja tõesti hästi suur huvi on selle messi vastu, et siin ka loodame, et saame järgmisel aastal veel suuremalt kohale minna ja ehk ka juba Eesti standiga. Et see oli tõesti, saime ainult positiivset tagasisidet ettevõtetelt ja kohtusime siis Airbusi, OHB ja Tsarmis käisime ka vabalangustorni vaatamas ja uudistamas, et kõik need, kes meid vastu võtsid, olid ka hästi ettevalmistunud ja tõesti head kontaktid meie ettevõtetele, et usun, et siit kindlasti tuleb veel miskit. Et ärimissioone kindlasti ei tasu alahinnata, et kui siin järgmisel aastal veel peaks selliseid võimalusi tulema, siis kindlasti kandideerige. Ja loomulikult siis Council Ministerial 2025 ettevalmistused olid sellel aastal kogu aeg taustal ja sellest räägime peatselt eraldi. Loomulikult siis ka ilmus mitmeid artikleid Eesti meedias, peadirektor tõi esile Eesti edu, eriti just küberturbe valdkonnas kosmoses ja potentsiaali. Ja ka peadirektor loomulikult kohtus ka ministriga ja ka siin sellel kohtumisel siis oli just see kosmose küberturbe valdkond nii-öelda fookuses. Nii, aga veel toredate teemade juurde edasi veel, et ka sel aastal toimus siis järgmine astronautide valimine klass 2025 ja taaskord 10 toredat andekat astronauti sai välja valitud. See oli, pean tunnistama, väga keeruline. Meil on tõesti noored on väga haritud, loomingulised, andekad, et kõikide nende seas, kes kandideerisid, neid 10 välja valida ei olnud kerge. Siin kindlasti suur pai ja patsutus Teadusteatrile ja Quarki tiimile, Riinule ja projektijuht siis Riin on Quarkis astronautidele ja tõesti sel aastal me ilma oksendamata või ametkomata kogemus tuli ära, et paar õpilast said ka selle kogemuse kätte, aga lõppkokkuvõttes kõik väga-väga rõõmsad. Eesti sellist neid tunkesid, seda brändingut kiideti ka Luksemburgi ministri poolt. Sel aastal oli teistmoodi see, et kogu see formaat oli natuke rohkem, oli natuke ümber tehtud. Me tegime innohanke sel aastal astronaudi konkursile ja esimeses voorus siis said kõik mängida mängu.
Mõned astronaudid, ma kuulsin, mängisid seda mängu üle 200 korra ja samuti said seda mängu mängida kõrgetasemelised külalised, kes käisid Eestis terve aasta jooksul. Et see mäng on tõlgitud ka inglise keelde ja kes soovib, siis saab seda proovida. Ja samuti avaldas väga sügavat muljet astronautidele loomulikult Ämari lennubaas ja, ja hävitajad ja see võimalus rääkida pilootidega seal kohapeal, et sel aastal võrreldes võib-olla eelmise aastaga oli tunduvalt rohkem astronaute, kes unistasid võib-olla tulevikus hoopis piloodikarjäärist või siis ütlesid, et kui Kaitsevägi on selline, siis ma võiks minna küll, et neil nad sai väga romantilise kogemuse seal hommikul päiksetõusu ja vikerkaarega hommikusärke tehes kell 6 hommikul ja, ja, ja tõesti põnev oli neil, et aega nutitelefonides olla ei olnud ja oli olnud äge. Ja siis loomulikult oli sel aastal ka rahvusvaheline aspekt, et lend toimus siis Luksemburgis ja kohal olid ka õpilased Austriast, et Austria, Luksemburg, Eesti koostööprojekt oli see siis sel aastal ja mõned astronaudid räägivad siin ka mitmeid keeli, et said seal praktiseerida ka saksa ja prantsuse keelt, et igati kasulik kogemus neile tulevikuks. Ja neid saab näha, ma tean, et ilmselt jaanuaris, äkki 4. jaanuar Fotografiskas, aga kindlasti järgmise aasta jooksul ka erinevatel kosmosevaldkonna üritustel saab neid näha ja nendega kohtuda, nende lugusid ja kogemusi kuulata. Et ja astronaudi konkurss tuleb järgmine aasta uuesti. Et siis pange kõik oma lapsed ja tuttavad ja sugulased valmis, et kindlasti hästi väärtuslik kogemus nende CV-sse ka. Nii. No nii, ma võtan siis üle. Et see aasta me korraldasime nüüd 5. korda sellist toredat konverentsi nagu Software Defined Space Conference. Alustasime 2021, mis oli esimest aastat natuke teise nime all, aga nüüd 4 aastat on ta siis Software Defined'i nime kandnud. Ja see aasta ta toimus 28 kuni 30 oktoober ja nüüd järgmine aasta plaanime teda 27 kuni 29 oktoober. Et ta on alati sinna oktoobri lõppu jäänud, et alguses idee oli selle taga, et siis ei ole konkureerivaid üritusi, lihtsalt saavad kõik rahuliku südamega kohale tulla ja vaadata ja kuulda, millest me seal räägime. Ja teemad on valdavalt ikkagi küberturve ja tarkvaraarendus ja kõik, mis sinna alla siis kuulub, seal võib olla haridusteemasid, seal võib olla, ongi lihtsalt küberturbe erinevad projektid, tarkvara arendamine, software defined satellites ja radios. Kõik need on läbi käinud ja viimastel aastatel on kindlasti ka kaitseteemad rohkem esile tulnud geopoliitilise situatsiooni tõttu. Ja ma arvan, et ta ka jääb nüüd siin lähitulevikus meil kindlasti läbivaks teemaks. Ja samamoodi nagu haridus, sest on vaja, et kosmosesse tekiks ikkagi uut värsket verd peale, siis sellest me ei pääse ühtega teistpidi mööda. 27 oktoober hetkel, või üleüldiselt me esimeseks päevaks plaanime töötubasid, mis on natukene tehnilisemad, kus saad ise käed külge lüüa ja viimased 2 päeva on siis kiinod või kõrgetasemelisemad esinejad, paneelid ja ettekanded. Ja nagu iga aasta, siis see aasta ka esimeses, või mitte see aasta, nüüd 26 aasta esimene kvartal avalikustame abstraktide kutse, Call for Abstractsi. Et kui kellelgi on huvi ise lavale tulla ja enda kogemusi rääkida või enda ideid lauale panna, siis on võimalus ja olete väga oodatud seda tegema.
et kõik see info siis tuleb ka meie Space Estonia kanalite kaudu välja. Ja konverentsil endal on ka LinkedIni lehekülg, et kui te veel seda ei ole jälginud, siis like and subscribe. Vot, nii palju siis selle kohta. Ja nüüd natukene taustaks siin, et kuidas kosmos Euroopas või ESA-s toimub just rahastamise mõttes on, et iga 3 aasta tagant tulevad kokku ministrid ja panevad siis 3-aastasele perioodile enda panused, mille eest siis hakatakse tegevusi tegema. Ja see aasta ta toimus Bremenis, eelmine kord oli 22 aasta Pariisis ja see aasta juttude kohaselt vähemalt oli väga hästi korraldatud ja väga, väga, väga hea show-up nii-öelda, et oli vist rekordarv ministreid kohal see aasta. Nii, ja see aasta jõuti siis sellise numbrini, ehk see 22,1 miljardit on nüüd järgmise 3 aasta panus ESA-sse kõikide liikmesriikide peale kokku. Ja see on samuti rekordsumma, mis on ESA-sse pandud. Jaotunud on ta niimoodi, suur osa on või kõige suurem jupp sellest on kosmosetranspordi peal, ehk siis launcherid. Järgmine suur jupp on kindlasti teadusprogramm, maavaatlus ja ka kosmose avastamine. Et need on sellised suuremad jupid seal. Nii. Ja nüüd liigume edasi Eesti numbrite juurde, siis siin kõiki ridasid päris ükshaaval läbi ei hakka käima, aga Eesti jaoks kõige suuremad programmid on siis Artes ehk siis telekommunikatsioon, sinna alla lähevad ka küberprojektid, optilise kommunikatsiooni tegevused ja ka samuti on seal direktoraadis siis Iris Ruudus, mis on siis Euroopa enda kommunikatsioonikonstellatsiooni projekt. Järgmine Eesti jaoks tähtis on ka GSTP, mis on General Support Technology Program, mis siis eesti keeles on üldiselt öeldes tehnoloogia arendusprogramm. Et see E1 on Element 1 Develop, ehk seal saab tehnoloogiaid arendada. Selline madalama TRL-i tegevused. Element 3 Fly ehk siis kõik juba, mis hakkab siin orbiidi poole lendama. Mis veel tähele panna on... Küsiti, mis ühikutes on eelarvetabel? Eelarvetabel, see on 1000 eurot, ehk siis kui me vaatame siin, et Element 1 Develop on 2500, siis tähendab 2,5 miljonit. Vot. Nüüd järgmine Eestile kindlasti tähtis programm on Earth Observation ja seal all on nüüd Incubed, FutureEO ja ka ERS, mis on siis European Resilience from Space. Ja see on siis nüüd see aasta esimest korda ESA liigub enda vaadetega rohkem kaitseteemade poole, et kuidas Euroopa oleks mitte nii sõltuv siis meie partneritest, et saame enda kaitsetehnoloogiaid rohkem esile tuua. Nii, S2P on ka kosmoseturvalisus ja Prodex on siis nüüd just täpselt suunatud meie science.
Teadus. Teadus, just, aitäh. Teadus ühele projektile, kus Opiku instrument siis lendab komeeti pildistama, siis Comet Interceptor missioon. Nii, Access, noh, ma käin siin edasi tagasi, aga Access on meil nüüd rohkem suunatud kommertstegevustele, ehk sinna alla kuulub siis ESAPIK, mis on ettevõtlusinkubaator, mida juhib meil Tartu Teaduspark. Sven Lilla teeb seal suurepärast tööd, ehk siis tervitused ka talle, kui ta kuulab seda siin. Ja see PASS tegevus, Business Applications ja Space Solutions, et tema, või see on nüüd rohkem sellised turulähedased tegevused ja tema nüüd liikus Artesest eraldi siis ära Accessi uude kommertsprogrammi. E3P tegevustega samuti liigume edasi. Just nii. Ja nüüd siin sellel slaidil on välja toodud nüüd Eesti kosmose prioriteetsuunad. Meil on olemas selline tore dokument nagu Eesti kosmosepoliitika ja programm kuni 2027. aastani. Ja seal on peamised suunad siis küberturvalisus, AI, robootika ja siis innovatsioon, kuhu alla siis kuuluvad kõik materjaliteadus, optilised payloadid ja raudvara siis nii-öelda. Ja see on ka uuendamisel, et järgmise aasta esimeses pooles peaks nüüd uus versioon välja tulema. Üldised jooned jäävad suhteliselt samaks, lihtsalt natukene saab selgemini välja toodud siis need päris prioriteetsed suunad. Ja need tegevused, mis siin selles tabelis nüüd välja toodud ongi tihedalt seotud või otseselt ongi seotud kosmosepoliitika ja programmiga. Et sellest lähtuvalt on siis need read siin niimoodi paika pandud, nagu te seda näete. Ja eelmise ministeriaali jagunevus on nüüd niimoodi, et suurem osa on siis ikkagi oli meil R&D activities ja 37% vist, kui ma näen nüüd õigesti, vist on jah, on ka kosmosemissioonidele jaotatud. Direktoraatidest, need direktoraadi nimed on tänaseks juba muutunud, mis on omavahel liitunud, kes on lihtsalt nime muutnud. Aga DIA ja TEC ongi siis, DIA on see kommunikatsiooniprogramm ja TEC on siis GSDP nii-öelda, tehnoloogia arendus, direktoraat. Ja näha on ka siin, kuidas tööstuspoliitiliselt on ära jaotud, et innovatsioon, küber ja machine learning siis on suht võrdse osakaaluga. Küber natukene suurem. Nüüd siis tänase seisuga, mis sai siin novembri lõpp kokku lepitud, on meil kõige suurema osakaaluga kindlasti siis, nagu ma enne mainisin, see Artes ehk siis Secure Communications programm. Järgmisena seal saab... Telekom. Ja seal sabas on siis Earth Observation maavaatlusprogramm ja tehnoloogia arendusprogramm. Ja nüüd ka siin järele on jõudmas kommerts tegevuste programm. Nii, ja siit ma annan nüüd sõna tagasi. Aitäh. Ja, neil on vahepeal mainisin siin esimestel slaididel, et meil toimus sellel aastal palju kahepoolseid kohtumisi ja need olid väga kasulikud ja üks nüüd selline tõestus, miks on kasulikud kahepoolsed kohtumised, on see sama dokument, et käis meil külas UK äridelegatsioon ja ka UK siis
kosmoseagentuuri kaudu saime me ligipääsu sellisele materjali, mis on Bidding for ESA Contracts, the Essential Guide, mis annab ülevaate kõikidest ESA programmidest, et kui see esitus siin paar viimast slaidi olid natuke segadust tekitavad, need programmiread, kuhu Eesti on raha eelarvet investeerinud, siis see dokument kindlasti aitab süstematiseerida neid programme, aru saada, kuidas need töötavad, kuidas ESA programmidest hankeid saada, kuidas neid kirjutada. Seal on palju illustratsioone, et võib-olla esialgu tundub lehekülgede arvult mahukas dokument, aga ta tegelikult on väga kergesti hoomatav, et üldiselt on kogu see materjal ESA kodulehel erinevatel slaididel kättesaadav ja meil on mitmeid koolitusi olnud Eestis, kus siis osati on sedasama informatsiooni jagatud, aga nüüd selles dokumendis on kogu see info kokku pandud, ära süstematiseeritud ja me siis sel aastal nii-öelda kohandasime selle Eestile, et enamus informatsiooni on siin selline, mis sobib kõikidele ESA liikmesriikidele, aga siis info nagu, kust abi saada Eestis ja kontaktid, kuidas Eesti kosmosevaldkonnas info liigub, kelle poole pöörduda, et sellised täpsustused on siin sees tehtud. Kindlasti tööstusel palume selle kõigil läbi lugeda, et soovitavalt siis ka enne tööstuskoordinaatori poole pöördumist, et vältida siis võib-olla küsimusi, mille oleks saanud juba siit dokumendist kätte ja tulevikus plaanime ka teha sellise küsimustiku, et väikse testi, et saate enda teadmisi kontrollida, et kui hästi see materjal on hoomatud ja võib-olla enne tööstuskoordinaatori juurde minekut saate siis sellise väikse küsimustiku täita, et jah, selline plaan on. Aga ühesõnaga kindlasti soovitame kõigil peale vaadata, see on kättesaadav siis PDF-ina või virtuaalse dokumendina meie kodulehel ace.ee/kosmos või inglise keeles ace.ee/space. Dokument on igal juhul inglise keeles ja jah, palju jõudu selle läbitöötamisel. Tegelikult see on tõesti hästi lihtsalt hoomatav. Ma ütlen, siin on palju tabeleid, palju visuaale, et ei ole üldse nii hull, kui võib-olla tundub, et siin on jah, pea 200 lehekülge, aga siin on ka lisad, et enamus ongi, hästi palju on lisa selle lõpus, et ei ole midagi hullu. Saab hea pildi ette, kuidas siis ESA-ga koostööd teha, kuidas neid lepinguid tuua koju. Jah, et need, kes on nüüd käinud siin RPA koolitustel, Stephen Airy on andnud neid pakkumiskirjutamise koolitusi, siis see on kindlasti, kõik see info on seal olemas juba, et ta on kõik, mis vähegi küsimusi teil tekib, kuidas edukat pakkumust kirjutada, siis see info on seal välja toodud, et me siin korraldame kindlasti ka veel koolitusi, et nüüd ei ole see, et me lõpetame selle ära, et palun siin loe dokumente ja edu, aga me kindlasti teeme veel edasi neid pakkumiskirjutamise ja projektijuhtimiskoolitusi ka, et seda ei pea nüüd kartma, et see kontakt nagu ära kaob, aga lihtsalt on niisugune väga-väga hea abi ja töövahend teile. Just nimelt. Nii, aga siit nüüd kosmoseseaduse juurde siis selline pigem update vormis, kus on praegune Eesti kosmosetegevuse seaduse eelnõu. See on sisuliselt valmis. Esimeses kvartalis järgmisel aastal esitatakse eelnõu siis Vabariigi Valitsusele ja järgmise aasta lõpus loodame, et saab see siis ka kinnitatud. Et see on siis see faas, kus praegu
kus ta praegu on. Seda menetlust siin võib-olla on natuke mõjutanud ka see sel aastal välja tulnud EUSA ehk siis EU Space Act. Aga tegelikult siin ebakõlasid omavahel ei ole. Et siin on üks väike slaid selle kohta, mis on EUSA. Selle kohta on meil sellel aastal olnud mitmeid töötubasid ja konsultatsiooniringe, et kui te ei ole veel Gloriaga, Käelik kontakt on sellel slaidil siin all, MKM-is Gloriale veel tagasisidet andnud, mis te arvate Euroopa Liidu kosmosetegevuse määruse eelnõust ja kuidas see teid mõjutab. Kindlasti kõiki ta moel või teisel mõjutab ja kui mitte otseselt, siis kaudselt. Seega kindlasti panen südamele, et tööstuse poole pealt vähemalt kõik vaataks üle, et kuidas see neid mõjutab, teeks selle endale selgeks, loeks läbi ja annaks tagasisidet, et siin jaanuaris koostatakse ka Eesti siis ametlikud seisukohad selle kohta ja selleks ajaks oleks kindlasti vaja, et võimalikult palju infot oleks kokku koondatud ja tagasisidet ka just nimelt, et selle paneme kindlasti kõigile südamele. Ma siin selle sisusse süvitsi ei lähe, sest et see on kõik täna pidevas muutumises. Konsultatsioonid käivad ja mis sellest jääb ja mis sellest ei jää, on täna suuresti ebaselge, aga siin peamiselt lihtsalt panen südamele, et palun lugege ja tagasisidestage ja mõelge, kuidas see teid mõjutab ja kindlasti ei maksa loota, et see kuidagi mööda läheb meist juhul, kui see nüüd tõesti peaks ellu viidama. Ja, et MKM ei saa ka pädevaid otsuseid ja seisukohti koostada, kui tööstus ei anna tagasisidet ja see on väga otseselt teie tegevustega seonduv, nii et siin tõesti korrutan Eliisa öeldud juba, et paneme südamele, et vaadake peale ja kindlasti andke endapoolsed punktid, mis te arvate sellest. Ja võib-olla soovitaks ka lugeda komisjoni lehel on ka kommentaare juba, seda on üsna palju tagasisidestatud erinevate riikide poolt, et kindlasti lugeda ise, mõelda ise, aga ka võib vaadata kommentaare, mis on juba teiste riikide poolt esitatud, et lihtsalt võib-olla vahel kommentaarid aitavad mõtted tööle panna, et mis see päriselt meie jaoks tähendab ja kui suurt võib-olla lisakoormust, ressurssi, ajakulu see võib endaga kaasa tuua ja nii edasi. Et jah. Gloria Kõgel siis on see võtmisik. gloria.kõgel@mkm.ee. Nii, aga siis lähme nüüd tuleviku poole, vaatame, mis on järgmisel aastal ees. Siin on siis välja toodud mõned sellised konverentsid ja sündmused, kus me oleme iga aasta käinud, näiteks Winter Satellite Workshop on Eesti tööstusele väga populaarne. Meie ettevõtted on seal alati kohal, meie majandusüksused, tudengisatelliit, meil on nüüd ka tudengirakett, see jäi mainimata alguses, et selle aasta jooksul ka asutati siis Eesti tudengirakett ja Startup Day, samuti iga-aastane sündmus, kus me osaleme, karjääripäevad nii Tartus kui Tallinnas. Oleme seal väljas Space Estonia standiga. PEX konverents toimub sel aastal Maltal. Paljud tööstusest tunnevad Phil Lairit, et tema on siis selle organiseerija. EU Space Week toimub sel aastal Küprosel. Ka seda on kasulik külastada. Ja
4S sümpoosium maikuus, Latitude 59, ka seal kindlasti soovitame osaleda. Kas me sinna sel aastal ka kosmosesündmuse juurde teeme, see on veel selgumisel, aga kindlasti plaanime seal moel või teisel pildis olla. Kosmosetööstuse ümarlaud ja Space Estonia infovommikud on meil regulaarsed sündmused, need toimuvad siis igal aastal juunis ja detsembris. Ja samuti järgmine aasta Skylight konverents, samuti kasulik üritus just, mis puudutab telekom ja näiteks optilise side teemasid. Et Teneriffel Hispaanias toimub see seekord ja siin ka väike selline ääremärkus, miks ma selle paksuks tegin. Siin slaidil on see, et järgmisel aastal, 2027 aastal õigemini ülejärgmisel aastal korraldame me siis selle konverentsi Eestis. Ja ESA Industry Space Days on samuti tööstuse poolt palavalt armastatud üritus. Septembris sel aastal Noordwijkis Hollandis hästi kasulik nii ESA ekspertide kui siis Euroopa tööstusega kohtumiseks. Ja samuti ka Hollandis Noordwijkis on ESA üks põnevamaid siis keskuseid, kus tehnoloogiat arendatakse ja kokku pannakse ja kindlasti põnev ka kohale minna. International Astronautical Congress, samuti sündmus, kus me iga-aastaselt osaleme, ka üks kosmosevaldkonna suurimaid sündmusi, messe ja järgmisel aastal on meil plaanis siis sinna minna ka Eesti standiga. On ju, Sander? Ja, kinnitan. See toimub siis oktoobris 5.–9. oktoobril ja Türgis Antalyas. Et siin siis ka tööstusel valmis olla kandideerima Eesti standile. Software Defined Space Conference, sellest juba rääkisime, meie absoluutselt iga-aastane lipulaeva sündmus 27–29. oktoober Tallinnas. Space Tech Expo, sellest ma rääkisin esimestel slaididel, et sel aastal me käisime seda uudistamas Haridelegatsiooniga, aga järgmine aasta kindlasti loodame minna sinna Eesti standiga, kui me sinna ruumi saame. See siis sõltub alade kättesaadavusest. See expo on hästi populaarne ja sinna on küllaltki raske löögile saada, aga loodame, et meil see õnnestub. See on siis toimub Bremenis Saksamaal igal aastal ja sinna siis ka loodetavasti järgmisel aastal saab kandideerida. Ja lõpetame siis samamoodi ümarlaua infohommikuga nagu sellelgi aastal. Nii, aga kõvasti ajast ees olles uurin, et kas teil on küsimusi vahepeal tekkinud? Kui ei ole, siis panen järgmise slaidi. Siis messidest rääkides, meil on äärmiselt kasulik, kui me saame õigemini IAC ja Space Tech Expoga järgmisel aastal on küllaltki hästi, aga sellegipoolest meil oleks hea teada, kui palju on huvi. Ehk siis oma huvi avaldamiseks siin on üks QR code, mille te võite skaneerida ja siis oma huvi avaldada nendele messidele minekuks. See aitab meil siis tulevikus ka näidata, et ettevõtlusel, kui palju on ettevõtluse poolt huvi ja milliste eesmärke te just sinna püüdma lähete. Ja kui on siis IAC-le ja Space Tech Expole lisaks mõni mess või konverents, kuhu oleks huvi minna, kas siis stendi või ärimissiooniga, te võite ka seda täpsustada enda tagasisides, et kas te oleksite just huvitatud stendist või ärimissioonist. Et ärimissioonil siis tavaliselt me korraldame kahepoolseid kohtumisi ka kohapealsete ettevõtetega ja et see on võib-olla selline, kui on kindlate kontaktide või selliste kahepoolsete suhete, veel ei ole teada või tunne näiteks kohapealset tööstust USA-s näiteks, et siis siin on ka 2 USA konverentsi välja toodud, siis võib-olla just ärimissioon oleks alustuseks kasulik, hea, et olukorraga tutvuda
tööstusega tutvuda sihtriigis, aga stend on ka äärmiselt kasulik, kui te soovite olla nähtaval, oma toodet, teenust müüa ja teate juba, keda te võib-olla otsite kliendina. Et mõlemal on omad plussid-miinused, aga kindlasti me seda tagasisidet ootame teilt ja huviavaldusi, et palun andke märku enda soovidest, huvidest, siis me teame nendega arvestada. Ja sellega said meie slaidid läbi. Kaupo, kas sa oled valmis? Tervitus, ma olen valmis. Tervitus, väga hea. Kui küsimusi ei ole, siis ma annaks Kaupole sõna edasi. Kaupo räägib meile siis Kapaseta lugu. Sa soovid slaide jagada ka või ei? Ja. Ma kasutan suurepärast Teamsi slaidide jagamist. Mu slaidid on inglise keeles, aga ma ettekande teen eesti keeles, eks siin on vist kõik eestikeelne seltskond. Jaa. Nii, mina lõpetan jagamise. Aitäh kutse eest, tervisi Kapaseta Tartu kontorist. Taustal on ilus maailmakaart, mille Regio meile kinkis. Osad Kapaseta töötajad on ka endised Regio töötajad, nii et meie juured lähevad siin mitmele poole. Aga ma püüan kiiresti leida selle slaidide jagamise. Esita Teamsis. Loading the file in PowerPoint live. Õnnestub. Esita. Siin on palju slaide, millest kõigist ma ei taha rääkida. Aga me alustame siit. Kas te näete slaide? Väga hea, näeme. Suurepärane, et Kapaseta Eesti kaugseireettevõtte põhitegevus on info väljavõtmine satelliidi andmetest. Eristame andmeid ja infot, et andmed on nagu selline toores maak ja siis info on kompaktsemad andmed, mille põhjal saab ärilisi otsuseid teha, saab paremini oma tööd teha. Me ei ole klassikaline iduettevõte, me oleme pigem teaduse hargettevõte, siis spin-off. Sellel aastal tuleb kogu tulu umbes 1,6 miljonit eurot. Seal hulgas on siis aastast aastasse korduvtulu põllumaade seire teenuse müügist Eesti ja Taani valitsusele. Taanis siis koos kohaliku Taani ettevõttega DHI. Siis see korduvmüügitulu on umbes 210 000, mis on meil 4-aastaste raamlepingutega. Siis alates sellest aastast me oleme suure Euroopa Kaitsefondi projekti koordinaator 6 miljonine, kus me arendame maastiku läbitavuse hindamise metoodikat ja ka kaardikomponenti droonide visuaalnavigatsiooniks. Täna 28 töötajane meeskond, kellest enamus on täiskohaga, täiskoha ekvivalent on 25,5. Kui on küsimusi, siis Eliise, kuidas meil ajaga on? Ajaga on väga hästi. Aha, no siis kui on küsimusi, siis palun tõstke käsi ja küsige julgelt vahele, et ei pea lõpuni ootama. Ma arvan, et mul juttu on kuskil võib-olla 20 minuti jagu. Koos küsimustega siis, oleneb, kui palju teil küsimusi on. Aga Kapaseta lugu, kust me alustasime. Me oleme teenusest või vajadusest teenuse järgi sündinud ettevõtte. Alguses tuumikmeeskond oli Tartu Observatooriumi radarkaugseire teadusrühm. Tippajal umbes 10 doktoranti, magistranti ja bakalaurost. Mina nende seas. Ja me tegime rakenduslikku teadustööd päris heal tasemel ja üsna ruttu me nägime, et see Sentinel-1 põhine
siis niitmise tuvastamise metoodika töötab väga hästi. Ja siit saab hakata teenust arendama ja see ei ole enam teadusrühma töö, vaid see on ettevõtte töö. Veel oluliste võtmekohtumiste juurde minna, kus siis täna on Capaceta rivis olevad kaasasutajad mina ja Tanel Tamm. Esimest korda me kohtusime Estkissi konverentsil 2012, see on siis nüüd varsti juba 13 aastat tagasi. Ja üsna varsti siis Tanel liitus meie teadusrühmaga. Aga kohe alguses me ettevõtet ei registreerinud. Nüüd võtmeks sai see läbimurdeliste teadustulemuste saavutamine 2015 suvel, et see töötab niivõrd hästi, siin on reaalne klient, siin on kasutusjuht. Me teadsime, et kellelgi teisel seda metoodikat siis ei olnud. Tänaseks see teadusartikkel on saanud üle 100 viite. Ja me asutasime Capaceta siis 4 mehega natukene rohkem kui 10 aastat tagasi. Aga alguses me olime paljuski, kuidas öelda, konsultatsiooniäri või selline kõrvaläri, me kõik jätkasime oma põhitööd. Capaceta kõige esimene käive, kus juures on võib-olla teile huvitav teada, oli konsultatsioonimüük Taatelile PS Sinsaar metoodika arendamiseks, et siis sealt sai alguse Taateli Sille ja praegune Valuespace'i hargettevõte. See oli vist kas 3000 krooni esimese, mitte krooni, aga 3000 eurot teenisime Capacetal niimoodi konsultatsioonimüügist. Aga oluline verstapost oli veel 2017 mais, mil me siis lõpetasime enda eelmised tööd ja läksime täielikult Capaceta palgale. Et täiesti oma eelarve peale oleme iseseisva majandusüksusena tegutsenud nüüdseks natukene üle 8 aasta. Esimestel aastatel olime väike 5 mehe ettevõte, tegime kõvasti tööd, et see niitmise tuvastamise teenus hästi töötaks. Sellest tööst ma ka natukene räägin mõni slaid hiljem. Siis 2019 suvel, 6 aastat tagasi, Karlis ja Kalev lahkusid Capacetast ja mina ja Tanel jäime algsaate asutajatena ja oleme tänaseni siis Capacetat vedanud. Veel loomulikult hiljem on võtmetöötajaid liitunud Karoli kahtlemata, Martin Jüssi ja veel mõne. – 2020 oli meile ka võib-olla selline märgiline aasta, kui me läksime iduettevõtte kiirenditesse, kõige olulisemalt superingli kiirendi, millest kõige suurem kasu oli minu arust see juhtimiskoolituse läbimine Gilmore Crosby käe all, kes siis õpetas sellist Kurt Lewini juhtimisteooriat. Kurt Lewin oli psühholoog ja juhtimisteadlane, võite ta kohta guugeldada. Ja see sobis meie filosoofiaga väga hästi, et selline pehme jõu ja sisemise motivatsiooni kaudu juhtimine, mida me siiamaani rakendame enamasti edukalt. Eelmise 5 aastaga me kasvasime päris kiiresti, nüüd 5 meeskonna pealt 28-seni ja samal ajal siis tulud suurenesid ka umbes peaaegu 10 korda. Jah. 2023 me võitsime esimese suurema ekspordilepingu Taani valitsusele koos DHI-ga põllumaade seire teenuse pakkumiseks. Seal on siis niitmine ja veel mõned kontrollid, põhimõtteliselt inspektorite töö asendamine satelliitseirega, kus Sentinel 1 ja 2 aegridade pealt me kontrollime põllumaid. Veel 23 sügis oli märgiline, et Martin Jüssi liitus meie meeskonnaga. 23 me kaasasime
ingelinvesteeringu 480 000. Peamiselt sellepärast, et saada need targad ja ägedad inimesed meiega kaasa mõtlema, sealhulgas Mart Noorma, Andreas Veisbak, Ahti Heinla, Tõnu Runnel, Priit Salumaa ja teised. Aga veel olulisem, ma arvan, 23 aastast, kui investeeringu kaasamine oli Martini liitumine. Ja tänu tema vedamisele on 3D sarja missioon, millest te võib-olla natuke olete kuulnud, oluliselt edasi läinud ja täna läheb aina ägedamalt edasi. Sellel aastal võitsime suure Euroopa Kaitsefondi projekti, millest ma just mõni aeg tagasi rääkisin. Tegelikult õigemini me võitsime selle eelmine aasta, aga sellel aastal algas see projekt peale. Mõned tähelepanekud võib-olla senisest teekonnast, et mida me oleme õigesti teinud. See, et tugev klient, et alusta sellest, et sul on klient, et meie klient oli PRIA, on siiamaani PRIA. Ja selge vajadus sinu töö järele. Siis võib-olla veel, mis meid iseloomustab, on selline haiglane optimism, aga see pidi iseloomustama kõiki ettevõtjaid, et ükskõik nagu mis juhtub, et sa ikkagi usud, et kuidagi me kindlasti areneme edasi ja saame nendest raskustest üle, mis on. Vastupidav meeskond. Üks meie tubli meeskonnaliige ütles ükskord sellise lause, ma ei ütle, kes see meeskonnaliige oli, aga ütles, et meil on nii head inimesed, et hakka kas või nutma. Et jah, ma nõustun sellega. Et kindlasti paindlikkus on see, tänu millele me oleme jõudnud siia, kus me oleme ja kust me veel edasi areneme. Et eriti kui on alguses väike meeskond, siis sellist universalisti lähenemist on väga vaja, et ei saa sedasi öelda, et mina olen näiteks mingi väga kitsa ala spetsialist ja midagi muud ma üldse ei tee. Kui ma ütleks enda kohta, et mina olen nüüd välja õppinud sarri teadlane ja mina muud ei tee, siis ilmselt Kapatseta ei oleks eriti mitte kuskil. Järjepidevus muidugi ja head suhted, et me oleme väga heade suhete usku, et nii Kapatseta meeskonna sees kui ka meeskonnast väljas. Ja sisesuhtluseks aja võtmine on väga oluline ja see on ka töö osa. Veel võib-olla oluline tähelepanek on see, et kuidas teadusest minna päris rakendustesse on, et kui sul teaduses töötab meetod 20 põllu peal, siis see ei tähenda, et töötab üle riigi. Et siin hästi palju testimis- ja arendustööd oli meil veel ees. Oli enne, et kui edukas teadustöö oli publitseeritud, siis siit nüüd üle riigi töötava metoodikani minna oli veel väga pikk maa, mida me siis tegime. Ja ootuste juhtimine, et mitte üle müüa, mitte ala müüa. Võib-olla me mingis faasis müüsime natuke üle, et sellist kannatlikkust on vaja ja võib-olla on vaja siis ootusi ka kliendi poolt, et juhtida, et kohe esimene aasta võib-olla sa ei saa nii töökindlaid tulemusi. Et läheb natukene aega veel enne, kui täiesti sujuva ja toimiva lahenduseni jõuda. Euroopa riikidesse müües siis eriti business to government riiklike klientide puhul, et sa peavad kohalikud partnerid olema. Nii palju, kui me oleme kübernetikaga rääkinud, siis kübernetika on oma eksporti täpselt samamoodi teinud. Siis veel üks selline, kuidas öelda, lõks või selline tasakaalu küsimus on see, et kui palju kasutada seda R&D rahastust, neid teadus-arendusrahastust ja ESA-projektide rahastust. Et me teame, et kogu Euroopa kaugseire sektor seda teeb. Ma ei ütle, et ei ole mõistlik seda üldse kasutada, aga kogu aeg tuleb võidelda selle eest, et sul on päris kliendid ka ja päris klientide müük ka. Et kui sa päris klientidele üldse ei müü, siis juhtub see, et lihtsalt irdud reaalsusest ja võib-olla teed mingit sellist huvitavat eksperimenti, aga selle rakendusväärtus on küsitav. Aga nüüd oletame jälle teiste äärmust, et me teeme ainult nagu puhast kliendiarendust ja seda teadusarendusrahastust ei kasuta, siis me ei ole konkurentsis.
et Rainer Stenfeld, kes tegi Planet OS-i, ütles, et kui ta nüüd uuesti teeks, et siis ta kasutaks tõenäoliselt teadus-arendusrahastust rohkem. Et väga selliselt nagu puristina ainult kliendi raha peal või ainult investori ja kliendi raha peal teha Euroopa kaugseiresektoris oleks lihtsalt rumal, sest konkurendid kasutavad teadus-arendusrahastust. Müük ja kliendisuhete arendamine on eraldi töö, et sellest tuleb ka aru saada ja ma arvan, et me oleme sellest aru saanud. Et lisaks sellele, et su toode on hea ja tugev teadus-arendustaust on, siis on ikkagi vaja panna aega klientidega rääkimisse ja nende kuulamisse eelkõige. Ja see võib-olla veel, mis teile veel huvitavam on, et mis me valesti tegime, et mida saaks meist paremini teha. Ilmselt üks suuremaid vigu, mis me tegime, oli tahtmine kõike ise teha ja mitte piisavalt partnerite kasutamine. Et kui nüüd uuesti teha, siis ma ilmselt püüaks varem juba leida ettevõttesse värvata võtmerollidele inimesi, kes teevad mingeid töid minust paremini, võib-olla ka ettevõtte väliseid partnerlusi arendaks. Meil on väga head kogemused ühe mehe ja ühe naise, nii-öelda ühe mehe, ühe naise konsultatsioonifirmadega nimesid nimetamata, kes siis on väga head tööd teinud meile, et seda kindlasti teeks veel. Suhtlusaspekti alahindamine võib-olla teadusmaailmast tulnuna alguses me peamiselt keskendusime sellele töö sisule, et ise võimalikult, ma ei tea, ka mina üksikisikuna võimalikult hoolikat tööd teeks, aga tegelikult tuleb võtta aega meeskonnaga rääkimiseks ja ühel lehel olekuks. Just eile õhtul Tanel Tammega pidasime väga emotsionaalse ja tulise vestluse maha, aga tulemusena jõudsime palju paremini samale lehele. Siis mõned taipamised, millest saime natukene hiljem võib-olla aru, on see, et on fakt, see on sotsiaalteaduslik fakt, et inimesed viivad kõige parema meelega ellu plaane, mis nad on ise teinud. Tähendab, et sa ei saa kunagi kellelegi töötajale öelda, et sa pead nii seda tegema või see on nagu parim viis, isegi kui sul on õigus, sa pead alati laskma ise plaani välja mõelda sellel, kes seda hakkab ellu viima, siis sa saad võib-olla natukene soovitada ja juhendada. Ja mis lepingute kontekstis kehtib, see on tsitaat meie investor Andreas Weisbackilt, et mitte miski ei asenda head tahet. Loomulikult lepingud peavad olema selged ja konkreetsed, aga kuskilt maalt nagu ei ole võimalik üle reguleerida, et kuskilt maalt tuleb öelda, et nüüd aitab ja tegelikult panustame parem headesse suhetesse selle asemel, et püüda absoluutselt kõike ette näha ja kõike lepingus kirja panna. Ja viimase asjana, et minge kontorist välja. Meie võib-olla alguses ei läinud piisavalt, et see, mis ma siin praegu teen, räägin teiega hea Eesti kosmosekogukond. Teeme seda veel. Minu poolt kõik. Tänan kuulamast. Aitäh, Kaupo. Väga palju häid pointe ja ideid ka teistele ettevõtetele. Kas teil on Kaupole küsimusi? Hea võimalus põrgatada, aga ma usun, et Kaupo on nõus ka üks ühele hiljem küsimusi vastu võtma ja arutama või siis järgmisel ümarlaual näiteks või tulevikus. Nii, aga üks küsimus siiski on Oliver. Palun. Ja, aitäh selle ettekande eest. Tahtsin küsida seda, et selle Euroopa hangete kontekstis, mis alustel te just selle riigi hanked valisite või kuidas just sinna riiki jõudis? Sa mõtled nüüd näiteks Taanit meie puhul? Jah, just Taani. No, siin tuleb jälle ESA projekte kiita, et me enne tegime ESA teadusarendusprojekti koos Taani selle sama asutusega. Ja siis saime seeläbi sõbraks juba 2-3 aastat enne seda hanget.
okei , see oli see alus ja lihtsalt, kuidas öelda, avatud klient, kes oli valmis tegema koostööd kellegi teisega kui ainult enda riigi ettevõttega. okei . On teil mingisuguseid muid plaane ka mingite teiste riikide kontekstis neid hankeid otsida ? Ühele Kesk-Euroopa riigile tegime sellel aastal tööd, ei saa seda nime veel öelda, aga ikka on jah, et vaatame Kanada poole, eriti 3D sarja missiooniga. Et kui keegi siin ruumis saab aidata meid Kanada suunal partnerlustega, siis see on väga abiks. aga mille alustel te just siis näiteks Kanada valisite ? Sest seal on hästi palju metsa ja seal on ka kosmosetööstust. Ah, Ja nüüd, ja, kui Kanada riiklikud kliendid ja Kanada suurettevõtted kliendiks saada versus neid mitte saada, siis see on tohutu vahe meil. okei , aitäh . Kui nüüd natukene Kanadas siin natukene avada, siis Kanada eelarve ESA suunal ka just suurenes väga kõvasti, et nemad hakkavad ka ESA projektidega rohkem tegelema, et see koostööpunkt võib ka seal olla, et Kanada suunal kindlasti loome ka meie omalt poolt kontakte, kuna meil on ka tihedad seosed selle delegatsiooniga seal. Jah, 4-kordistus lausa vähemalt. See Jah. üle 400 miljoni panid nüüd ESA-sse. Ja ma kuulsin nädalavahetusel Kanadas elavatelt väliseestlastelt sama sõnumit, et kuna Ameerika suunal on koostöö kinni, siis nad väga suure huviga otsivad Euroopa partnereid. Just, jah, see ongi see põhjendus nende investeeringu taga, jah. Siis ma tänan. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Nii, aga meie täname ka omalt poolt. Kui rohkem küsimusi meil ei ole, siis näeme järgmisel aastal, kui mitte varem. Ja aitäh, et osalesite. Ja oleme ühenduses, kui on küsimusi, siis meie mailboxid, telefoninumbrid on alati avatud. Kui on midagi, mida siin kõigi ees ei julge küsida või arutada, siis võib julgelt ühendust võtta. Ja kindlasti jälgige meie sotsiaalmeediakanaleid ja ka infokirju. Aitäh teile! Aitäh!